Energiamess, kütame! Moodsal ajal on ka vana hea puudega kütmine ja kaminatule tegemine endiselt au sees. Siinkohal ongi hea veel kord põhitõed meelde tuletada. Puud peavad olema õigel ajal korralikult tehtud, talvel või varakevadel juba maikuuses kuivama pandud, siis on lootust, et enam-vähem normaalse suvega saad sügiseks kuiva puu omale. Nii et kui kellelgi on võimalus puidu või küttepuude niiskust mõõta, siis oleks hea, et kui see oleks alla 25%, kuskil 20% juures, et siis ei ole nagu probleemi selle tule saamisega. Aga loomulikult on see, et kui üldse puid ahju panna, siis ühe ahjutäie peaks suhteliselt sarnaste puudega täitma, nii suuruse kui ka liigi poolest, et enam-vähem ühel ajal ära suudaksid põleda nad. Ja siis soovitan ka see puude portsjon panna ülevalt poolt põlema, mitte alt ülevalt, nii et see leek hakkab ülevalt peale, siis ta ei haara korraga kogu seda puude massi, siis see ei suuda korralikult ära põleda ja väga palju põlemisvõimelise gaase läheb lihtsalt atmosfääri. Aga kui ülevalt hakkab põlema, siis ta hakkab tasapisi põlema ja vaikselt see tuli liigub ilusti allapoole ja põleb hästi ühtlaselt ära ja lõpuks on ilus süte või tuhakiht seal põhjas ja võid ahju sulgeda, nii et selline meetod on kõige mõistlikum. Või isegi niimoodi, et kui oled mingis 5-6 algu pannud alla, siis nende peale paned või siis ülemise alu alla ja siis ta läheb väga hästi põlema ja praegusel ajal on väga head sellised puitmassis süütepalad, mis on biooliga immutatud ja need lähevad pikka mööda ilusti põlema, ei tekita niisugust suitsuga mitte midagi, et kellel ei ole võimalus lihtsalt niisuguseid peenikesi pilpaid teha ja kasetohtu ei ole, siis need on ka täiesti loodussõbralikud ja väga hea. Ma ise niimoodi teen ja ei ole kunagi mingit muret, et ei saa tuld ahju või midagi.